mis on nüüd tihtipeale juhtub plokkidega, on see, et kaabel murdub ära siit samast otsast. Just selle kõri seest või see nimetada vutti või. Et murdub ära ja ka siis mingisugused osad jäävad siit välja. Ja tihtipeale on toiteplokid kinni, kas siis ultraväliga keevitatud või liimitud. Et kui nüüd on mingisugune võimalus, et õnnestub päästa, ma võtan siit maha, et ütleme, et meil on siin täpselt, mis on siin 5 millimeetrit, on nüüd otsad veel väljas, et sellisel juhul ei ole mõtet plokki lahti lammutada. No juhul, kui ei ole kruvisi sees, et see töö on tunduvalt aegavõttum ja lõppkokkuvõttes toiteplokki ei ole enam kaubandusliku välimusega. Enda silmarõõm. Et põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et neid kahte otsa taastada. Koorime siit natukene, paar millimeetrit umbes. Teisel otsal samamoodi. 2-3 millimeetrit. Põhiline on see, et isolatsioon peaks jääma siit ploki osast natukene välja. Et päris selle ploki osaga tasa ei oleks, et siis me ei saa vältida lühist. Et nii kaua kui natukenegi on isolatsiooni, siis plokk on päästetud. Nii, kaabli otsaldame samamoodi 2-3 millimeetrit. Sama kolmanda käe kasutusele. Nii, nüüd on ettevalmistus tehtud. See kaabel peab meil olema niipidi. Ploki pealt siis samamoodi polaarsust jälgida. Kui ei ole näha neid triipusi või märkeid, siis loomulikult testriga üle kontrollida. See on nüüd säästuliide. Ronin sellega ligemale, tegelikult üldiselt niimoodi ei tehta, et nii väikse pinnaga joodet, et tavaliselt kooritakse juhted kuskil 15 millimeetrit mõlemad ja siis keerutatakse pikuti kokku. Aga antud juhul me seda teha ei saa, et siin on lihtsalt nii vähe materjali meil. Nii, anname väga tuld selle. Üks ühendus on loodud. Nii, teine. No see teine rüüs sai natukene lühem, aga see ei ole probleem. Nii, siin on nüüd üks väikene nipp. See koht nüüd siin ei ole füüsiliselt tugev. Et selle vastu aitab jälle meie sõber liim. Oleme veel kaadris, oleme küll. Nii, ja nüüd kui ta maha jahtub,
siis on ta täiesti viks ühendus ja peaks veel kestma paar aastat.